ikka tõelistanud. Una energiaklass. Kindlasti on. Ei, mis valgus, et küünlaga käid. No ikka. Tere jälle, pole tükk aeg ühtegi video nüüd teinud. Et siin nüüd on kooliga väikene paus ka nüüd sisse tulnud, et nüüd see pingeline siis nii-öelda eksamite periood on läbi ja nüüd on suvi ja siis nagu lubatud sai, et suvel tuleb siis rohkem seda sisu ka, mida siis nii-öelda teieni tuua. Täna oleme tulnud siis Osmussaarele. Teeme siis siit väikse sükse tuuri. Vaatame, mida siis meile üks väikene saarekene pakkuda siis suudab. Et siiamaani, nii palju kui ma selle drooniga siin juba lennanud olen, siis tundub täitsa süke huvitav saar olevat, et omanäoline saar, nii nagu need kõik väiksed saared meil on siin Eestis. Et siia varasemalt sattunud ise ei ole. Et eks siis toon need muljed ja emotsioonid, mis siit siis kaasnevad toon need ka siis teieni. Et miks vahepeal mul neid ka videosid ei olnud, oli ka põhjus puhtalt sellest, et kuna oli eksamite aeg ja ütleme nii, et mul siin vahepeal oli üldse selle õppimisega nii nagu ta oli. Et oli mitu korda sükest mõtet ka, et noh, sükene allaandmise tunne oli peal, et aga siis kuidagi suutsin ikka ennast ilusti jälle nagu kokku võtta ja siis ma tahtsingi nagu öelda seda, et kui sa ise ka nagu vahepeal mõtled selle peale, et kui lihtne on alla anda või loobuda mingitest asjadest. Et kui lihtsalt tegelikult me tahame alati nagu oma mõtetes siis alla anda. Et see on vist sinu enda jaoks või siis enda nagu mõtlemise jaoks on alati see kõige nagu lihtsam või ohutum tee siis, et kuidas nagu minna. Et löön käega. Et mul siin olid jah päris, ütleme, et selle semestri jooksul olid päris rasked ained, et mis oli vaja nagu ära läbida. Ja noh, ma vahepeal juba mõtlesingi, et seda, et teen selle nii-öelda miinimumprogrammi, et teen need paar ainet ära ja siis vaatame, teeme järgmine aasta järgi. Ja mingi hetk ikkagi võtsin ennast ilusti kokku ja mõtlesin, et ei, sellist varianti meil ei ole, et anname alla. Et anname maksimumi ja tegelikult see mindset vist ilmselt päästiski väga palju, et aitas nagu väga tugevasti kaasa ka sellele, et kuidas ikkagi kui sa ikkagi midagi väga tahad, siis saad selle eesmärgiga nii-öelda saavutatud ja need ja näide jälle. Et võta ennast kokku ja tee asjad ära. Get shit done, nagu öeldaks. Ma loodan, et see, mis ma just nagu rääkisin, et see siis võib-olla äkki aitab kedagi ka veel, et loodan, et aitab, et veidi võib sellest ka, mis me täna teeme. Täna sõidame siis veidi siin saarringi. Et meil on mingisugune kastiauto siin, päevakava on umbes selline, et teeme saarele tiiru peale. Katsun siis võimalikult palju filmida, ka seda infot, seda nii-öelda sisu teieni tuua. Ja ega mul tegelikult väga palju sükest nagu vaba aega ei ole, nii et üks tuleb sükene sisurohke filmimine siin, sellepärast, et ühesõnaga vaatame, mis meil siit välja tuleb. Siis vahepeal soetasin endale drooni, et selle mõte oli siis see ka, et siin paar nii-öelda tuttavad ka kirjutasid, et kuule, et võtta endale droon ka, et siis saab seda kvaliteetset sisu veel nagu rohkem toota, et mul varasemalt oli mingisugune väikene junn oli, see ma isegi ei mäleta, mis selle drooni nimi oli. Et ta oli selline rohkem nagu mängu asi, et sellega võisid koha peal lihtsalt lennata. Võib-olla äkki leian siit mõne kaadri ka oma mõnest vanast varamust, mis ma sellega kunagi nagu omal ajal filmisin. Sellega oli see teema, et 10 meetri kaugusel, 10 meetri kõrgusel ja siis just sellega lennata sai ja sellega see kogu lendamine piirdus, et nüüd on natukene sükene professionaalsem droon. Et vaatan võib-olla, kui mul on aega mingi aeg, siis ma kunagi teen sellest sükse võib-olla väikse ülevaate video ka, et
et kui ma olen natuke rohkem siin lennanud ja katsetanud, et kuidas ma sellega nii-öelda rahul olen jäänud siin. Nii palju, kui ma selle drooniga täna lennanud olen, siis siiamaani ütleks, et pigem on muljed on head. Et ta on niisugune küll algaja droon, on siis ta võetud nii-öelda see DJI Flip-Fly vist oli selle asja nimi, jah. Et ta on niisugune, no ütleks, et alahinnatud droon, aga minu hinnangul on ta täidab oma selle eesmärgi ära ja ütleme, et algajale ehk siis minusugusele võiks nagu igati nagu ütleme siis ideaalne lahendus olla, et kindlasti ka paremaid variante, aga kuna ma ta nagu kampaania mõttes nagu nii hinnaga sain, siis ma otsustasin, et ma võtan selle endale ja katsun sellega siis läbi ajada, et vaatan, et kuidas ja mis kvaliteediga ma siis seda sisu suudan siis või noh, mida ma suudan sellega nii-öelda siis filmida, et ja isegi võib-olla mingeid kvaliteetseid pilte teha, et vot, aga toimetame edasi. Mehhiko töölised, jah. Lingver, sööge ära tablett. Aga sõit on kõik selline nagu Ameerika mägedes ehk. Jalg see vastab. Siin ma ei tea, kas ma julgen üldse väga niimoodi hoida. Telefon, kahju, kui on see mikker tõesti, kurat. Kas mikriga mängida? Kas tal on sul ainult see grip või on MagSafe ka? MagSafe on ta. Okei, siis ta ei lähe kuskile. Ei, ma mõtlen käest võib ära lennata. Aga kui kajakkidega kajakki nagu selle mõttega, et kalale minna. Kalale, jää peale. Kui ma Tartusse tulen, siis ma tean, kus saad. Ei tea, ma Tartus käin üldiselt paadiga. Martin pidi midagi vastu Tallinnast. Eile nägin Marketplace'is huvitavat. Pooled on leidmata. Kas see oli katsetus või see oli kogemata lendasid need pommid siia? ei no see pommitati ka. Pommitati ka? Nimelt ikka. No ikka. Mida kahtles on kohe? Näed need vahed. Kull on see, et oled siin saarel, mine saarel, oled taga olla, täpselt kõik samad vastused. No ei taha küll. Ei no tegelikult saarad on ikka natuke oma nägu ka. Üks ühele.
Tesla siin on? Natuke hästi kiinnistatud on. Siin on pisut. Vaata, siin oli see teema, et varastada ei saanud ju. Kõik tsement, mis veeti kohale, see oli ära kasutada. Mõtle, kus kroppa pandud. See on kokku hoitud, et mandril läks ikka suvil. Siin on krohva ka paksed ja mõne kodu teine. No jah. 10 matsi sai korraga, seal on augud, vaata. Vanasti olid siuksed vessud. WC jah. Ja. No see on tänaseni siin. Siin saad oma ihuhädad saad ära teha. Vaadake, kuhu vets rajada, miljonilist. Pissuda tahab. Metsa oli siin kunagi. See on 7. 7B. Jah, sellel mul ei ole 360, mul sellel... No sa pead natukene harjutama, ega siin, ka mis ta on, shortcutid on sees, eks ole. Rutib kõvasti jah, mul peos, ta paneb ju seda, noh. No sul saab panna, minul ei ole, mul on see, ta teeb 360 ära ja siis see lukk on, selle on lukk. Ei, paneel käib eest ära, ma saan eraldi kaugelt juhtida. Selle passin veel, et ma panen ta... No see tuli peale seda täpselt siis, kui ma selle ära ostsin. Et kui ma selle ära ostsin, siis oli nagu... Põhimõtteliselt jah. Mingi hoone siin. Tundub suht sama teguma, aga... Vaata huvitavalt puu kasvab sinna. Selle on nüüd vaata ehitad valmis. Ehitad selle siin valmis vaata uuesti. Seletad siin maja keskele, siis on nagu jõulupuu vaata seal. Jah, siit saab viilkatusega peale. No just, et ju äge. Ülevalt ladud pügad ära vajadusel ja etne ja. Habemik ka. Ega keegi selle peale tulnud ei ole. Ma ka aru ei saa. No see oleks ju hotellid, et siia näiteks saarele. Näed, business plaan. Ja siis eisest küsid toetust ka veel. Ta on ka ise veel panem. Okei, no see tundub, et kannatab. Ma ei tea, kas see kannatab ka minna siia peale? Julgeb minna? Siit tundub mäda kuidagi. Aga sealt teeb küll täitsa sisse. Aine seda pärast teeb siis silmad kinni. Siis on jama, jah. No siin tippu minema. No. Ma tahtsin korraks siin sisse piiruda, aga tundub, et... Ei. Kuhu? Ei, siit oled kohe vees nagu supsti ja siit tõmbab püksikud pruuskakend. Ma ei ole enam 16. Et kui ma 16 oleksin, siis võib-olla veel läheks katsetaks ja hüppaks sinna auku sisse ja vaataks, mis seal on. Loomad on seal. Käivad kõik olema loomadega või? Ei tea. Loomadega erinevad kõik ju. Ma arvan, ta looduslik, ma arvan, siin keegi püga neid, et ikka korralikult. Emo kau. Oi, Emo kau. No sinnapoole igaks üks filmima pärast on siin
ja viimased soldatid, siis Vene omad olid Siilimis, mis on praegu ka radaripositsioon, mida ümber On A-energiaklasse. Kindlasti on. Ma arvan, et siin... No see on jah. Ei no aga tegelikult jumala äge ju. Nagu siin need kaasaegset maja ka ja. Jaa. hea vesi, kuigi ta on niisugune, kui tuleb alguses kuulitab niisugune väävlihastina, aga ta on nagu loogitud selles plokid, metsplokid, neid ruume seal all näeb, aga näeb esimest korrust, kuna nad õhkisid, siis kõige alumine korrus on ühenduses merega, ehk siis nad õhkamise käigus tekkisid praod ja see kessoon on rikutud, et ta on merega koos, seda ei saa tühjaks. Aga te pääsete nüüd, siit saate vaadata ja siia auku te tulete välja, kui te lähete nüüd alla. Ja me läheme sinna, seal on skeem, et siis te, aga hästi ettevaatlikult, see on tõesti omal vastutusel. Siin on ohtlik, saate aru. See nüüd välja tuli. Ei, siia me ei lähe. Me läheme sinna. Seal on sama lugu, et vaata Naissaare jõuab ülikooli direktor, see oli enne koroonat, kukkus kuhugi noh, seal on teistsugused natukene, kukkus alla ja teel haiglasse kopterisse ju suri, nii et... Siin või? Ei, Naissaarelt. Seal on ka, jah, okei. Ja siis, et no ma ei tea, kes see teil filmi teeb, et see saab siis peale anda. Pane jah, sest et siin on ikka... Mis ta ütles vasakule enne? Vasakule jah. Kukkuma peab ja livastuma, siis on kõik kole. Hästi kole. No ega siin jah, ega kaamera pilti on suht keeruline ikka midagi saada, midagi saab, aga päris... No silmal võtab natukene aega, et arvada, et... Zombised ei ole. Telefonid on kõigil järgi, jah? Jah. Et seal on vist... Ma vaatasin igaks juhuks siin kuhu siin. Siin on auk. Mõtlen silmadel võtab... Ja siin on üks oht juba. Valgus paistab tunneli lõpus. Tunneli lõpus paistab valgus. Vaata, siin on ka sahtid, jah? Eks see oli teise maailmasõjaga juba olemas. Vaata, siin on ka augud, et ei lähe siia kuskile. Vesi on sees. Kalu ei paista. Kalu ei paista. Forelli ei saagi. Sinna auku hukud, siis sinna jääd ka. Ja, on narju. Siit poolt on. Siin on need narjuvoodid siis. Oota, ma igaks üks vaatan. No jah, ütleme, et kahju, et mul õiget lampi nüüd ei ole kaasas. Ma oleksime enda lambi kaasa praegu võtnud, siis see vist on... Ma arvan, see on ikka mingi see pullerjaan või midagi sellist. Näed, seal on veel üks saht. Äkki seal on ka veel üks saht. Nii. Ja ma üritangi vaadata siin. Apsti. Oba. No see on ikka. No sellist asja sa iga päev nagu ei näe. See on päris unikaalne. Oi, siin on ikka kukkumist ikka omajagu. Siin vaata nii kõrvad üldse vaata, et vaata. Privet või? Tuoliet. Siin ettevaatlikult. Suht creepy ikka tegelikult, kui nii võtad. Ai. Ohoh, see on mingi vana kasarmu, see on mingi jõhker. See on mingi megapikalt. See ikka siin on, jah.
Siin julge astuda ka, vaatan, et siin mõnes kohas võib see puit põrand olla, vaata. See on pikk ka, vaata, see on kulul nüüd ära kuskil. Jaa, tuleb välja siit. Tegelikult tahtuna vastu lambida tulla. See maast oli ikka välja valgus. Ei, mis valgus, et küünlaga käid. No ikka. Siin on need privaatsed toad. Vaata, nii kui ütles, tagasi ei tohi selge ees kõndida, et... Jaa. Aga näed, niimoodi elati ja saadi hakkama filmid midagi. Läheb sügavus ka. Siit on näha ikka. Kui siit saab sisse hüpata küll, siis pomm hüpata, jah? Alumise korruse peal kära käia. Noh, näed, seal olete kaitsma, karp paistab seal, olete. Ikka päris, võtta näita korra sisse, näed põhja ju. Siit on põhja näha. Kand, teed siin sügav. Vesi ju lõikab ära ka veel. Teeb nagu madalamaks kui tegelikult. No, Ikka üle meetri kindlasti. no arvesta seda kõrgust ei usu, et nii palju, see võib vähem olla. Ei tundu hästi, aga see toru järgi, kui sa vaatad, mis seal seina peal on. Väga hea tihedused on ta kõik siia kanti kukkunud, et ei ole nagu siia ja kuskile teise riiki. No nagu öeldakse, et meteoriit teist kord samma auku ei kuku, eks ole. Ei, Neugrudi kraater on 9 kilomeetrit on valli läbimõõda. See meteoriit kukkus sinna ja sealt paiskas laiali. Saarel on 70. I think... Aga üks versioon on ka veel see ju, et võib olla see, et Ai, muidugi laiali või teenus ka tõenäoliselt midagi. olla ka jääajal. Ah? Ei, aitab nüüd minule lastest. No see on kohalik järv siis, et mage vesi ilmselt siis on. No liivarand on olemas siin, kes ütles, et siin liivarand ei ole? Tuled siin... Hea oleks see, et järv ka peaks nende järvede kõrvale platsid tegema saunaga. Saunaga on mul sauna. Kõikil räägitakse Osmosaare FM-is, et kuidagi teate, et meil on saarel 3 autot, et võib olla huvikuid või? Ja on oodata, jah. Ei, näed, kabel on siin, et... Siin saab ka kaabelimatsu teha. Jah. Ei ole. Annetus. See oli niisugune poolik torm, neid müritusi oli väga vähe järgi, et see on säästvad ehitusvahendid, et olid selle ehitused järeltulijad ja nad käivad pandi kivid peale, kui jätkult toodi rannast juurde ja põhi on seal ja põhjapoolne siis kirstu nurk jäeti sulgemata. Ja nüüd, kui see iga juulikuu käis siis kirikuõpetaja siin, telliti nagu külarahva poolt. Kord Rootsist, kord Haapsalust, kord Tallinnast, kus nad kokkuleppele said.
mis asi ta on? Röövikud või? Ei, maipoodud. Jaa. Teisel pool on meeletus palju. Huvitav, jah? Vau! Ma alguses vaatasin, meil ei ole Iiri ja Rott, et Roti laip. Kaugelt. Saagi aru? Usside kodu või? Ma ei tea. Kas neist tulevad nüüd liblikad või liblikas on teinud selle? Mingi siuke... Nii, aga tõmbame selle päeva kokku siis, et see seal Osmusmaa saarel nüüd ära käidud ja nüüd oleme siin siis Uneallika puhketalus ja et siin ma ilmselt suure tõenäosusega väga midagi ei filmi, mõned kaardid teen, aga suuresti tõmbaks nagu selle päeva kokku, et päris väsitav päev on olnud, et oleme siin ikkagi hommikust 8 saati juba põhimõtteliselt seigelnud ja üle poole päeva olime siis seal saare peal. Et nii palju, kui siis sellest algusest näha oli, siis aga igati väärt kogemus. Et nii nagu ma alguses ütlesin ka, et iga saar on ikkagi natukene oma nägu. Et nii ka see saar, et seda militaarosa seal ka oli, aga pigem natukene vähem kui võib-olla mõnel muul saarel, näiteks Naissaar. Et Naissaar peaks olema palju rohkem seda militaari täis, aga see, et sinna maa alla sai minna, see oli ikkagi, ütleme, see on vanad need nii-öelda punkrid, mis sinna maa alla kaevatud on, et see oli ikkagi päris sükene omaette kogemus. Et kui nüüd kuulasin, mida siis nii-öelda see saare nii-öelda, ütleks siis võib-olla perenaine rääkis, et siis ta ütles ka väga hästi, et seal on tegelikult veel neid maa-aluseid nii-öelda punkreid, mis on sügavale kaevatud. Nendesse sisse ei pääse, et need on seal ära õhitud ja nendesse mitte kuidagi moodi siis ligi ei pääse. Et sinna on mõned fanatid üritanud siis omal ajal siis ikkagi ligi pääseda, aga kuna seal need uksed on lihtsalt nii kinni keeratud, et sinna lihtsalt puhtfüüsiliselt ligi ei pääse. Aga seniks siis jääge ootama siis järgmist video, et mis iganes see sisu mul järgmisena tuleb. Ehk siis seniks kõike head ja kui see video meeldis, siis pane ikka like ja subscribe.